Enne suurte kuningriikide ja impeeriumide tekkimist olid olemas kogukonnad, mis hakkasid muutma inimeste elulaadi. Nad rajasid suuri linnu, lõid organiseeritud valitsuse ja kasutasid kirjutamist toodete, töötajate ja tehingute ülesmärkimiseks. Ühed esimestest, kes seda tegid, olid sumerid. Sumeerid elasid Mesopotaamia lõunaosas, mis on iidne piirkond praeguse Iraagi aladel. Sõna Mesopotaamia tähendab maa jõgede vahel, sest seal asuvad Tigrise ja Eufraati jõed. Siin kujunesid linnad nagu Uruk, Ur, Lagash, Eridu, Kish ja Nippur. Need linnad ei moodustanud alguses ühtset riiki. Iga üks neist oli eraldiseisev linnriik, millel oli oma juht, tempel, põllumaa, töölised ja sõjavägi. Lõuna-Mesopotaamia ei olnud lihtne elupaik. Seal oli vähe puid ja kive ja metalli, mida saaks kasutada valmistamiseks, oli siin vähe. Tasandikud olid laiad ning suur osa maast oli ümbritsetud muda ja soodega. Sellest hoolimata Tigrise ja Eufrati jõed olid Lõuna-Mesopotaamias väga olulised, sest need andsid vett ja viljakat muda nende tasandikele. Kuid jõgede voolusuund võis samuti muutuda ja põhjustada hävitavaid üleujutusi. Seetõttu ei saanud põllumehed loota ainult vee loomulikule voolule. Sellepärast pidid siin elanikud kaevama kanaleid, ehitama tõkkeid ja kontrollima veevoolu oma põldudele. Seda süsteemi nimetatakse niisutuseks. Selle abil juhitakse vesi põldudele, mis asuvad jõest kaugel. Tegelikult ei alanud kõik sumerite saabumisega. Tuhandeid aastaid enne seda ilmus see sumeri keeles, juba tol ajal olid Lõuna-Mesopotaamias olemas põllumajanduskogukonnad. Üks esimesi olulisi ajajärke oli Ubaidi periood, mis algas umbes 6. aastatuhandel eekristunna. Sellel perioodil rajasid inimesed püsiasulad ja kasutasid niisutust, valmistasid keraamikat ja ehitasid hooneid, millel oli religioosne otstarve. Mõned neist asulatest kasvasid edasi ja said järgmistel aegadel tähtsateks linnadeks. Järgnes Uroki periood, mis kestis umbes 4. aastatuhandest kuni 3. aastatuhande eekristender alguseni. Sellel perioodil kasvas mõnede asulate elanikkond kiiresti. See on kõige selgemini näha Urokis, mis sai üheks suurimaks ja tähtsaimaks linnaks muistse maailma ajaloos. Kui Urok kasvas, suurenesid ka ülesanded, mida tuli hallata. Tuli lugeda saaki, jagada toitu, korraldada tööd ning üles märkida laost sisse ja välja minevad tooted. Selle tõttu kasutasid haldurid väikseid märke ja žetoone, et esindada toodete kogust ja tüüpi. Aja jooksul muutusid need märgid sümboliteks, mis kraabiti märjale savitahvlile ning sellest lihtsast arvestussüsteemist kujunes üks vanimaid teadaolevaid kirjutamisviise umbes 3200 eekristun. Sel ajal ilmusid tahvlitel esmakordselt keelt, mida me nimetame sumeeri keeleks. Sumeeri keel on keele isolaat. See tähendab, et sellel pole seni avastatud kindlaid sugulasi ühegi teise tuntud keelkonnaga. Kuna nende keel on ainulaadne, on juba ammu uuritud, kust sumerid pärinevad. On olemas vanu teooriaid, mis väidavad, et nad võisid saabuda mõnest teisest piirkonnast, kuid seni pole arheoloogilisi tõendeid, mis selgelt näitaksid äkilist saabumist või ulatuslikku varasema elanikkonna ulatuslikku asendamist. Võimalik, et sumeeri kultuur kujunes järk-järgult erinevate rühmade segunemisel, kes olid Lõuna-Mesopotaamias juba ammu elanud. Samuti on võimalik, et saabus uusi inimesi, kes ühinesid juba olemasolevate kogukondadega. Kuna varajastes etappides kirjutamist veel ei olnud, ei ole täpselt kirja pandud, mis tegelikult juhtus. On olemas ka väide, et oli iidne paik nimega Dilmun. Tavaliselt seostatakse seda Bahreini ja Pärsia lahe lähedal asuvate aladega. Dilmun oli tol ajal oluline, sest see oli kaubanduse keskus Mesopotaamia ja teiste maade vahel. Sumerite lugudes ja uskumustes kirjeldatakse Dilmuni ka kui puhast paika, rahulikku ja jõukat paika, mis asub jumalatele lähedal. Kuid kindlad arheoloogilised tõendid ei ütle, et kõik sumerid pärinesid Dilmunist. Selgem on see, et Lõuna-Mesopotaamial olid kaubandussuhted Pärsia lahe piirkonna asulatega. Tegelikult oli kaubandus Sumeri arengus väga oluline, kuna nende maal oli vähe puitu, kive ja metalli. Nad pidid hankima materjale kaugematest paikadest. Vastutasuks said nad pakkuda teravilja, kangast, õli ja muid tooteid, mis olid valmistatud nende linnades.
Kuid enne, kui nende kaubandus sai laieneda, tuli kõigepealt tagada piisav toidu tagavara. Siin muutus niisutamine väga oluliseks. Kui kanalid on korras, saab kasta suuri odrapõlde, vatleid, köögivilju ja muid taimi. Kui saak suureneb, ei pea iga inimene enam olema põllumees. Mõned võivad saada potisseppadeks, ehitajateks, metallitöölisteks, kaupmeesteks, preestriteks, sõduriteks või ametnikeks. Seda nimetatakse tööjaotuseks. See tähendab, et inimestel tekkisid erinevad ametid, sest on teisi põllumehi, kes toodavad kogu kogukonnale piisavalt toitu. Koos tööjaotusega tekkis ka keerulisem ühiskond. Oli inimesi, kes vastutasid ladude, kanalite, templite, tööliste ja kaubanduse eest. Samuti tuli planeerida, kes kaevab kanaleid, kes parandab katki läinud tõkkeid ja kuidas saaki jagatakse. Mesopotaamias ei loonud niisutussüsteemi ainult üks rühm. See kujunes ja laienes paljude põlvkondade jooksul. Kuid rahvastiku kasvades see muutus veelgi suuremaks ja organiseeritumaks. Kogu linna elatus võib olla ohus, kui peamine kanal jäetakse hooletusse või kui veevool suulatakse mujale. Seetõttu muutusid oluliseks institutsioonid, mis suutsid organiseerida palju töölisi. Nende hulka kuulus tempel, mis polnud ainult palvepaik. Tempel võis olla ka maa, ladude, loomade ja toodete haldaja ja inimeste, kes töötasid linna religioossete ja majanduslike ülesannete nimel, haldaja. Sumerlaste arvates olid linn ja selle maa ühe peamise jumala kaitse all. Uruki linn oli seotud jumalanna Inannaga. Uur oli aga seotud kuujumala Inannaga. Samal ajal oli iidne linn Nippur peamine Enlili kummardamise keskus. Enlil oli üks tähtsamaid ja võimsamaid jumalaid sumevlaste jaoks. Kuna Enlil oli oluline, Nippuril oli eriline religioosne autoriteet. Kuigi see polnud alati sõjaliselt kõige tugevam linn, oli kuningate jaoks oluline tunnustada Enlili templit, et tugevdada oma võimu. Varasel dünastiate perioodil, umbes 3. aastatuhandel eekristel, oli selge, et Sumer oli jagatud paljudeks linnriikideks. Linnad asusid üksteisele lähedal, kuid tihti võitlesid nad põllumajandusmaa, kanalite ja kaubanduse kontrolli pärast. Valitsejad kasutasid tiitleid nagu Ensi ja Lugal. Nende tiitlite täpne tähendus muutus sõltuvalt linnast ja ajastust. Ensi oli tavaliselt juht, kellel olid nii administratiivsed kui ka religioossed ülesanded. Sõna Lugal tähendab sõna-sõnalt suurt inimest ja seda kasutati tavaliselt võimsa kuninga kohta. Ei ole selge, kas kõigis Sumeri linnriikides oli juhtide valimise protsess ühesugune. On olemas iidseid tekste, mis näitavad nõukogu ja kodanike koosolekuid, kuid tõendid nende võimu ulatuse kohta on piiratud. Aja jooksul muutusid kuningad võimsamaks ja võimu pärimine perekonnas sai tavaliseks. On ka selge põhjus, miks kuningad said võimsamaks. Kui oli sõda, üleujutus, toidupuudus või suur projekt, oli vaja kedagi, kes suudaks kiiresti otsustada ja käske anda. Kuna juht kontrollis sõjaväge, toitu, tööjõudu ja kanaleid, kasvas tema võim veelgi. Järk-järgult muutusid linnad. Need linnad arenesid templikesksetest kogukondadest kuningate juhitud linnriikideks. Ja selle muutusega kaasnesid armeede loomine, maksud, suured projektid ja organiseeritum valitsus. Kuid mida tugevamaks muutus iga linn, seda teravamaks muutus ka nende konkurents. Vesi, mis andis Sumerile elu, sai ka nende konfliktide põhjuseks. Kanali või viljaka maa kontrollimine võis muuta ühe linnriigi jõukaks ja nõrgestada selle naabrit. Sellest ajast algas esimeste tuntud kuningate ajastu, sõjad ja konfliktid Sumeri linnade vahel. Sellel ajajärgul hakkasid kirjalikes allikates selgemalt kajastuma Sumeri linnade omavahelised vastuolud. Umbes aastatel 2900 kuni 2350 e.Kr. sisenes Lõuna-Mesopotaamia niinimetatud varadünastilisse perioodi. Iga linnriik muutus organiseeritumaks. Valitsevate perekondade võim tugevnes, sõdurite arv kasvas ning templid, mis olid usu- ja majanduskeskused, muutusid suuremaks. Sellega koos peaaegu pidevalt käis konkurents maavee ja kaubateede pärast. Üks tuntumaid dokumente, mis käsitleb muistseid kuningaid, on Sumeeri kuningate nimekiri. Selle kõige täielikum koopia on kirjutatud veel Blundelli prismale. See on savieseme, mis tehti mitu sajandit pärast ajastut, mida see kirjeldab.
Sumeri kuningate nimekiri on loetelu Sumeri kuningatest. Nimekirja järgi pärineb kuninga võim jumalatelt. Samuti öeldakse seal, et valitsemine liigub ühest linnast teise. Nimekirja esimeses osas on kuningaid, kelle kohta väidetakse, et nad valitsesid 1000 aastaid. Tegelikult valitsesid paljud kuningad samal ajal erinevates linnades. Igal linnal oli oma jumal, seadused, tavad ja juht. Üks tollaseid tähtsamaid linnu oli Kish. Kuna seda peeti väga oluliseks, kasutasid ka teiste linnade kuningad tiitlit Kishi kuningas, et näidata oma võimu. Üks Kishiga seotud kuningaid oli Enme Parangessi. Teda mainitakse kuningate nimekirjas ning on leitud ka iidseid kirju tema nimega. Seega on võimalik, et ta tõesti elas. Tema poega Agat mainitakse ühes loos Kishi ja Uruki vahelisest lahingust. Urukis aga üks tuntumaid kuningaid oli Gilgamesh. On võimalik, et ta tõesti elas, kuid paljud lood tema kohta on segatud legendide ja uskumustega. Teistes Sumeri piirkondades sai võimsaks ka Lagash ja üks selle kuningatest oli Ealatum, kes valitses 3. aastatuhande Kristunde keskpaigas. Ta laiendas Lagashi mõjuvõimu ja pidas sõdu naaberlinnadega. Üks tähtsamaid tõendeid tema valitsemise kohta on Raisa kotkaste steel. See on kivist monument, mis kujutab Lagashi sõdurite rivi ja nende poolt alistatud vaenlasi. Monument näitab ka, et sumerlaste jaoks peeti kuninga sõda lahinguks, milleks oli saadud nende jumala luba. Sõdade põhjuseks ei olnud ainult kuninga võimuiha. See on ka oluline näide Lagashi ja Uma pikaajalisest konfliktist. Need 2 linnriiki läksid tülli viljaka maa piiride ja õiguse pärast kasutada vett põldude niisutamiseks. Sõlmiti kokkuleppeid ja ehitati piiripostid, et piire paika panna. Kuid kui mõlemad pooled kokkulepetest kinni ei pidanud, puhkesid konfliktid taas. See näitab, kui tähtsad olid põllumaa ja niisutus iga linna ellujäämise jaoks. Oli kuningaid, kes suutsid mõnda naaberlinnast allutada, kuid nende võim jäi lühiajaliseks. Kui tugev kuningas suri või tema sõjaline jõud nõrgenes, võisid linnad mässu tõsta ja taas iseseisvaks saada. Seetõttu kogu varadünastilisel perioodil Sumer ei muutunud kunagi täielikult üheks riigiks. Kujunesid esimesed dünastiad ja tugevad kuningriigid, kuid linnriigid jäid endiselt eraldatuks. Sellistes tingimustes kujunes välja poliitiline süsteem, mida kasutasid ka järgmised Mesopotaamia kuningriigid. Kui kuningad omavahel sõdisid, arenes samal ajal edasi süsteem, mis aitas neil valitseda. Ja see oli kirjutamine. Esimesed sümbolid tekkisid Urukis kui arvestamise viis. Kuid varadünastilisel perioodil ei olnud savitahvlile enam võimalik kirja panna ainult odra, loomade või kangaste koguseid. Kirjutajad avastasid, et ühte sümbolit saab kasutada erineval viisil. See võib tähistada eset, ideed, sõna või heli. Tänu sellele sai võimalikuks kirjutada nimesid, tiitleid, lauseid, laule, palveid, seadusi ja lugusid. Heli kasutamine oli oluline, sest paljusid asju oli raske joonistada. Selle asemel, et iga sõna jaoks uut pilti teha, võis kirjutaja kasutada sama kõlaga sümbolit selle sõna osa kirjutamiseks, mida ta soovis kirjutada. Seda nimetatakse rebuse printsiibiks. See on sarnane silmapildi kasutamisega, mis ei tähista mitte ainult kehaosa, vaid ka heli, mida saab kasutada teistes sõnades. Kirjutamise abil sai järk-järgult väljendada üha rohkem asju, kuid selle õppimine muutus ka raskemaks. Kirjutajad pidid pähe õppima palju sümboleid, nende erinevaid lugemisviise ja sõnade õiget järjekorda. Kirjutajad kasutasid tavaliselt pilliroost valmistatud kirjutuspulka. Ta surus selle otsa pehme savi sisse, et teha väikeseid kiilukujulisi jälgi. Sellest tulenebki nimi kiilkirri. See pärineb ladina sõnast, mis tähendab kiilukuju. Sumerid ise ei nimetanud seda kiilkirjaks, kuid tänapäeva uurijad kasutavad seda nimetust nende tahvlitel lähtava süsteemi kohta. Kiilkirri ei ole tähestik. Sellel on sümbolid, mis võivad tähistada tervet sõna või ühte silpi. Sümbolite kuju ja kasutus muutusid samuti rohkem kui 3000 aasta jooksul. Hiljem kohandati kiilkirja erinevatele keeltele. Seda kasutasid akaadlased, babüloonlased, assüürlased, hetiidid, elamlased ja teised vana Lähis-Ida rahvad. Selle abil pandi kirja töötasud, toidu kohale toimetamine, maamüük, võlad, kirjad, diplomaatilised kokkulepped, seadused, usulised hümnid, meditsiinilised ravimeetodid ja lood, sealhulgas erootika.
Gilgameshi eepos. Kuna tahvlid olid valmistatud savist, paljud neist on säilinud või säilitatud. Mõned kõvenesid iseenesest kuivas mullas, teised muutusid veelgi tugevamaks, kui hooneid, kus neid hoiti, tabas tulekahju. Tänu nendele tahvlitele ei tea me ainult kuningate nimesid. Me näeme ka, kui palju toitu anti ühele töölisele, milliseid kaupu saatis kaupmees ja millisest probleemist üks inimene oma kirjas kirjutas. Kirjutamine algas haldusvahendina, kuid sellest sai viis säilitada inimeste häält ja kogemusi, kes elasid tuhandeid aastaid tagasi. Sumeris ei arenenud ainult kirjutamine. Paljusid olulisi tehnoloogiaid kasutati ja täiustati Lõuna-Mesopotaamias. Siiski ei ole lihtne kindlaks teha, kes või milline linn leiutas igaühe neist esimesena. Paljud ideed tekkisid erinevates kohtades ja neid täiustati põlvkondade jooksul järk-järgult. Põllumajanduses kasutasid mesopotaamlased atra maa kündmiseks. Oli olemas adrad, mida looma abil veeti. Nii sai põldu palju rohkem ette valmistada, kui ainult käsitsi töötades. Hiljem leiutati ka seemneader. Kui see maad kündis, langesid seemned tehtud vagu. See aitas istutamist kiirendada ja taimede vahekaugust ühtlasemaks muuta. Ratas oli samuti oluline, kuid seda ei kasutatud kohe sõidukite jaoks. Üks selle varasemaid kasutusviise oli potikedra, mis aitas valmistada ühtlasemaid ja kiiremini valmivaid savinõusid. 4. aastatuhandeks seekeristul on olemas tõendeid ratastega sõidukite kohta Mesopotaamias ja teistes lähedal asuvates piirkondades. Ei saa kindlalt öelda, et ainult üks rühm selle leiutas, sest esimesed tõendid ilmusid peaaegu samal ajal mitmes Euraasia piirkonnas. Sumeris kasutati vankreid toodete vedamiseks ja tseremooniatel. Sõjavankreid võib samuti näha Uuri standardil. See on artefakt, mis pärineb Uuri kuninglikust kalmistust. Need sõidukid olid tugevad ja rasked. Neil oli 4 ratast ning neid vedasid loomad, kes olid sarnased metseeslitele. Need ei olnud veel sellised kerged ja kiired kodaratega sõjavankrid, mis ilmusid järgmistel sajanditel. Hooneid ehitades said sumerid savitelliste kasutamisel ekspertideks. Nad vormisid muda, segades seda taimedega ja kuivatasid päikese käes. Oluliste hooneosade jaoks võidi telliseid ka põletada, et need oleksid vastupidavamad. Kuna vihm ja vesi võivad savitelliseid kergesti kahjustada, tuli hooneid regulaarselt parandada. Kui uus tempel ehitati vala peale, tõusis maa järk-järgult kõrgemale paljude sajandite jooksul. Kujunes välja kõrge küngas, mida tänapäeval nimetatakse teliks. Mesopotaamia ehitajad kasutasid samuti võlve ja kaari, viise, kuidas telliseid paigutada, et luua kaarias sissepääs. See ei tähenda, et nemad oleksid ainsad või esimesed maailmas, kes seda kasutasid, kuid on selge, et nad kasutasid seda oskuslikult mudast ehitatud struktuurides. Templid said linna keskpunktiks. Hilisematel aegadel ehitati suuremad ja mitmekihilised templitornid, mida nimetatakse ziguraatideks. Oluline on meeles pidada, et kõige kuulsam ziguraat Uuris ehitati Uuri 3. dünastia ajal. See juhtus mitu sajandit pärast varadünastilist perioodi. See, mida täna näeme, on osa sellest. See kuulub Sumeri ajaloo hilisemasse etappi. Seda seostatakse mõnikord Paabeli tornilooga, sest mõlemad kirjeldavad väga kõrget hoonet Mesopotaamias. Kuid pole kindlat viisi, kuidas ühte kindlat ziguraati võiks otseselt selle loo allikaks pidada. Ziguraadid näitavad palju selgemalt ühiskonna korraldust. Vaja oli palju telliseid, toitu, töölisi ja juhte, et nii suurt projekti ehitada. Seetõttu on need ka templi ja kuninga võimu sümbolid. Uri kuninglikus kalmistus on näha käsitööliste oskusi. Sealsetest väljakaevatud haudadest leiti ehteid, muusikariistu, anumaid, pitserid ja relvi ja kuldehteid, hõbedat, karpe ja lasuriiti. Paljusid neist materjalidest ei leidu Sumeris looduslikult. Lasuriit pärineb praeguse Afganistani aladelt. Nende jõudmine Urrisse tõestab pika ja organiseeritud kaubandusvõrgu olemasolu. Kuid koos luksusliku rikkusega kaasles ka ühiskonna selge kihistumine. Kui kuningad ja eliit maeti koos kallite esemetega, siis enamik tavalisi inimesi elasid talupoegadena, tööliste või templi ja palee teenijatena. Õlu mängis samuti olulist rolli nende igapäevaelus. Paljud savitahvlid kirjeldavad ootra ja õlut kui osa töölistele antud toiduratsioonist. Pole täiesti selge, kas õlle valmistamine avastati esmakordselt Sumeris.
teravilja kääritamine on vanem kui nende linnad. Kuid Mesopotaamia elanikud jätsid endast maha mõned varaseimad ja ulatuslikumad tõendid õlle valmistamise, levitamise ja selle olulisuse kohta. Jook valmistati tavaliselt odrast ja see võis olla paksem kui tänapäeva õlu. On olemas pilte inimestest, kes kasutavad pikki kõrsi, et juua suurest talumast. Kõrs võis aidata vältida sette ja teraviljatükkide sattumist joogisse. Õlu oli oluline ka usundis. Sininkasi oli Sumeeri jumalanna, kes oli seotud õlle valmistamisega. Ühes hümnis, mis kirjutati pärast varadünastilist perioodi, kirjeldatakse kääritatud joogi valmistamise protsessi jumalanna kiituseks. On olemas ka iidseid retsepte, mis kasutavad rasva ja aluselisi koostisosi puhastamiseks või ravimite valmistamiseks. Kuid kõiki neid segusid on raske pidada tänapäevase seebiga täpselt samaväärseks. Koostisosad ja kasutusviisid olid erinevad. Ja paljud tahvlid, mis neid kirjeldavad, pärinevad Mesopotaamia hilisemast ajast. Sumerlaste tõeline panus ei ole lihtsalt pikk nimekiri asjadest, mille kohta väidetakse, et nemad need esimesena leiutasid. Olulisem on see, kuidas nad ühendasid erinevaid tehnoloogiaid. Nad sidusid kokku niisutuse, põllumajanduse, spetsialiseeritud tööjõu, kaubanduse, templid, valitsuse ja kirjutamise. Tänu sellele suutsid nad juhtida tuhandeid inimesi, kes elasid ühes linnas. Kuid sama süsteem andis ka rohkem võimu kuningatele. Kirjutajate abiga, kes registreerisid makse ja tööjõudu. Käsitööliste abiga, kes valmistasid relvi ja sõidukeid. Ja saagiga, mis tuli ulatuslikelt põldudelt. Linn suudab toetada alalist sõjaväge. Seetõttu andsid leiutised, mis parandasid elu Sumeris, kuningatele võimaluse vallutada suuremaid alasid. Ei läinud kaua, kui üks juht Umma linnast oli peaaegu kogu esimese. Kuid tema edu avab tee veelgi võimsamale vallutajale. Üks kuningas, kelle emakeel ei olnud sumeri keel, rajab Mesopotaamias esimese suure impeeriumi. Sellegipoolest, koos kirjutamise ja valitsemise arenguga laienes ka Mesopotaamia inimeste teadmised matemaatikas. Nad kasutasid arvusüsteemi, mis põhines arvul 60. 60 oli kasulik, sest seda oli lihtne paljude arvudega jagada. See aitas maa mõõtmisel, toidu jagamisel, toodete arvestamisel ja hoonete planeerimisel. Selles traditsioonis on pärit mõned süsteemid, mida me kasutame tänapäevalgi. Näiteks 60 minutit ühes tunnis, 60 sekundit ühes minutis ja 360 kraadi ühes ringis. Kirjutajad õppisid arvutama põldude pindala, ladude mahtu, vilja kogust ja ehituseks vajalikke materjale. Järgmistel aegadel arendasid babüloonlased seda veelgi edasi. Nad rakendasid neid teadmisi algebras, geomeetrias ja astronoomias. Mesopotaamlased kasutasid ka kuu liikumist kalendri loomiseks. Tavaliselt oli seal 12 kuud. Kuna kuu aasta on lühem kui päikese aasta, lisasid nad aeg-ajalt lisakuu, et kalender vastaks külviajale. Seadused olid samuti olulised. Üks vanimaid säilinud seadustikke Mesopotaamias seostatakse Ur-Namuga. See käsitles küsimusi, mis puudutasid vägivallaakte, vigastusi, abielu, vara ja karistusi. Valitsuse toimimiseks olid vaja kirjutajaid. Nad õppisid kirjutamist, matemaatikat, seadusi, religiooni ja haldusdokumentide pidamist. Nemad panid kirja makse, toitu, maad, tööjõudu ja kuninga käske. Kuid samal ajal, kui Sumeri teadmised laienesid, kasvas ka linnadevaheline võitlus. 24. sajandi Kristund lõpus ilmus Sargon Akkaadist. Akkaadi keel oli semiidi keel, mida kasutati Põhja-Mesopotaamias. Akkaadi ja sumeri keelt kõnelevad kogukonnad olid juba ammu omavahel seotud. Ühe sajandeid hiljem kirjutatud loo järgi beebi Sargon pandi korvi ja lasti mööda jõge alla voolata. See on legend tema päritolu kohta. Ajalooliselt teenis Sargon Kishi kuninga all, enne kui ta võimu haaras ja Akkaadis oma pealinna rajas. Sargon alistas Lugal Sagesi, juhi, kes oli tol ajal suutnud paljud Sumeri linnad oma kontrolli alla saada. Pärast seda tõi ta lõuna peamised linnriigid ühe valitsuse alla. Akkaadi dünastia laiendas oma kontrolli erinevatesse Mesopotaamia piirkondadesse ja naaberaladele. Kuningad määrasid kubernere, ametnikud ja sõjaväelised karmisonid olulistesse kohtadesse. Selle tulemusena kujunes välja üks esimesi suuri ja tsentraliseeritud impeeriume ajaloos. Akkaadi impeerium saavutas oma suurima võimsuse Naram Sini Sargoni pojapoja valitsemise ajal. Ta kasutas tiitlit 4 ilmakaare kuningas.
ja esitles end jumalale sarnase seisusega. Kuid tohutut impeeriumi oli raske koos hoida. Tuli maha suruda ülestõuse, kaitsta kaubateid ja varustada sõdureid kaugetes piirkondades. Pärast Naram-Sini nõrgenes keskvalitsus. Ülestõusud sagenesid, dünastia sees toimusid võitlused ja väljaspoolt impeeriumi kasvas surve erinevatelt rühmadelt. Nende hulka kuulusid kutjaanid, rühm, kes pärines idapoolsetest mägedest. Nad kontrollisid osa Mesopotaamiast pärast Akkaadi impeeriumi nõrgenemist. Järgnevad Sumeeri tekstid kirjeldasid neid kui vallutajaid, kes tõid kaasa segadust. Kuid see võis olla ka nende asemele tulnud kuningate propaganda osa. Tõenäoliselt oli Akkaadi impeeriumi langemisel palju põhjuseid. Nende hulka kuulusid poliitilised konfliktid, ülestõusud, kaubandusprobleemid, uute rühmade sissetung ning võimalik tugev põud mõnes Lähis-Ida piirkonnas. Hiljem alistas Utuhegal, Uruki juht, viimase teadaoleva Kuti kuninga. Kuid tema valitsemine ei kestnud kaua. Järgmine tähtsam valitseja oli Ur-Urnaamu, Uri kuningas. Umbes 2112 eekeristusta. Rajas ta Uuri 3. dünastia ja ühendas taas suure osa Sumerist ja Akkaadist. Urnaamu alustas linnade ja müüride taastamist, templeidaid ja kanaleid. Tema ajal alustati suure Uuri sigurati ehitamist, mis oli suur astmeline tempel jumal Nanale. Kuutumalale kuningriik tugevnes veelgi tema poja Shulgi valitsemise ajal. Territoorium jagati provintsideks ja neid valitsesid kubernerid, kirjutajad, maksukogujad ja teised ametnikud. Valitsus kasutas ka süsteemi, mida nimetati pala. Selle süsteemi raames toimetasid erinevad provintsid, teravilja, loomi ja muid tooteid keskusesse vastavalt kindlaks määratud ajakavale. Sellel ajal tehti väga palju savitahvleid. Kirjutajad kirjutasid üles maksud, tööd, maad, toitu ja toodete liikumist. Selle tõttu sai Uuri 3. dünastiast üks kõige tsentraliseeritumaid valitsusi muistse Mesopotaamia ajaloos. Samal ajal tugevdati taas sumeeri keelt kui valitsuse keelt, usu ja kirjanduses. Kuid Akkaadi keel oli see, mida enamik inimesi igapäevaselt rääkis. Kui bürokraatia kasvas, kasvasid ka kuningriigi kulud. Palju toitu oli vaja ametnikele, töölistele ja sõduritele. Kui kuningas nõrgenes, muutus kaugemate provintside kontrollimine raskemaks. Põllumajanduses oli samuti probleeme. Pikaajalise niisutamise tõttu kogunes mulda sool ja kui soolasisaldus oli kõrge, vähenes saagikus ja toidu tootmine kahanes. Samal ajal tuli läänest järjest rohkem amorite. Idast suurenes surve Elami poolt. See oli piirkond praeguse Iraani aladel. Viimase kuninga Ibisini ajal eraldusid mõned linnad ja lõpetasid toidu ning maksude saatmise. Umbes 2004 e-Kristinder. Elami ja selle liitlaste väed ründasid Urit. Ibisin vangistati ja Uuri 3. dünastia langes. Nutulaul Urile kirjeldab linna hävingut kui suurt katastroofi. See jutustab templite hävitamisest, inimeste surmast ja jumalate lahkumisest oma linnast. See on religioosne ja kirjanduslik kirjeldus ühiskonda tabanud rängast tragöödiast. Pärast Uuri langemist ei tekkinud enam laiaulatuslikku riiki, mida juhiks Sumeeri dünastia. Mesopotaamia jagunes uute kuningriikide vahel nagu Isin, Larsa ja hiljem Babylon. Sumeeri keel kadus järk-järgult igapäevasest kasutusest, kuid kirjatundjad kasutasid seda templites, koolides, kirjanduses ja usutalitustel veel sajandeid. Akkadiid, babüloonlased ja assüürlased võtsid üle ning laiendasid paljusid Sumeri traditsioone. Nad kasutasid kiilkirja, tõlkisid lugusid, kummardasid mõningaid samu jumalaid ja jätkasid matemaatikaalaste teadmiste arendamist, astronoomiat, seadusi ja valitsemist. Sumerlased ei kadunud lihtsalt üleöö, vaid sulandusid järk-järgult teiste Mesopotaamia rahvastega, kuni neid polnud enam lihtne eraldi rühmana eristada. Nende poliitiline võim lõppes, kuid süsteemid, mille loomisele nad kaasa aitasid, jätkusid. Linn, kirjasüsteem, kirjutamine, organiseeritud valitsemine, kaubandusseadused ja teadmiste talletamine said paljude järgnevate tsivilisatsioonide aluseks. Seega ei näe Sumeri tõelist pärandit ainult Uru ja Uruki varemetes. Seda näeb ka idees, et sõnu saab kirjutada, aega saab mõõta, juhtida linna ja anda teadmisi edasi inimestele, kes elavad tuhandete aastate pärast.